ilma saasteluba käitlemata selle kiirgusloa välja andnud? Ma ütlen teile seda, et välisõhu saasteluba antakse peale kiirgustegevusluba. No kuidas seda saab siis seda võtta, kui see sõltub konkreetselt seesama kiirguse ja kui see saaste sõltub konkreetselt samadest allikatest, millele annate loa? Ja meie anname selle loa kiirgustegevuseks. Tegevuse tagajärjel tuleb ju saaste. Aga tegevusluba on olemas, aga see on suurendamiseks. Me peamegi selle loa enne andma. Nüüd, kui saaste suureneb, siis jääb see üle saasteloa raames otsusta. Kas antakse välja saasteluba või ei anta. Kui saasteluba välja ei anta, leitakse, et see saaste on liiga suur, siis ei saa erialustada kiirgustegevust. Aga ta ei mõõda ju sooni. Aga praegu peaks olema siis asi ikkagi sedapidi, et kõigepealt meil siis mõõdetakse ära see saaste ja kui siis see saaste vastab sellele ja ka oletatavalt, et ta peaks vastama, siis alles antakse luba sellest, kas üldse allikaid juurde tuua või mitte. See oleks loogiline lähenemine. Praegu on saastelubad olemas. Kuidas? Mille alusel seda siis on öeldakse, et seda on olemas, kas ta vastab ka olemasolevale? Ma ei räägi teile siin saasteluad, see ei ole minu pädevus, mina räägin kiirgustegevusloa. Aga see on konkreetselt seotud ju selle kiirgusloaga. Jah, aga saasteluba on eraldi luba. Kes seda annab välja ka Keskkonnaministeerium? Seda siis peab siis menetlema. Te saate seal esitada oma ettepanekul vastuväiteid. Aga minu poolt ongi ettepanek niimoodi, mitte anda seda luba enne välja, kui see saasteluba on nüüd siis ära käsitletud. Ja arutletud. Asi tuleb kompleksselt suurde. Nad toovad tünnid siia ja siis saate aru, et meie ei usalda ei ega Keskkonnaministeeriumi selliseid. Me saaksime saada paberipea dokumenteeritud ja kontrollitud andmeid nii saaste kohta kui kiirguse kohta ja lisakontrolle ka selle punkti ülesmõõtmiste kohta. Praegu on ikkagi see poolemeetrise sammuga võetud ja kiirgus levib ikkagi sirgjooneliselt, et kui on mõni tühimik vahet, siis see kiir võib sealt vahet läbi putkata ja see ei mõjuta ka tegelikult eriti kiirgusfooni. Või mõjutab? Ma ei tea, seda on tegelikult mõjutab. Hooned sees kindlasti mõjutab see kiirgusfooni, kus on vahet aga selles ongi asi, et lihtsalt ta hajub niimoodi ära, et ta ei jõuagi teie, te ei saa seda foonist välja, hajub enne ära. Aga kui teile sobib see, siis võtame selle, mis te praegu ütlesite, arvesse teie ettepanekuna ja ma proovin selle vastata kirjalikult lisaks, et me jääks sellele küsimusele siin pikemalt peale. Sooviks dokumente saada ja... Iga tunni jooksul. See on tagant pool saada, jah? Tere, Pekka Tiidus. Pekka Tiidus. Kuulan siin nüüd seda juttu, et ühest asjast ma nagu ei saa aru, et kuidas tuleb nagu tark ministeerium arvestab lolli külaelaniku arvamustega ainult selle mingisuguse asja muutmise suhtes. Et te just enne väitsite ka, et ei ole pädev selles saasteloas. Kuidas mina peaksin olema pädev kõigis nendes, et üldse mingeid ettepanekuid teha selle loa nagu mingisuguse asja keeldusest. Mis ma tegema pean? Ja samast tuleb üks küsimus veel, et mis takistab ära Pikkanit siin aastaks, ütleme 2015 mingit Ignalina taolist elektrijaamsadega, kui vaikselt iga aasta saaks muuta neid loa tingimusi. Ma astun jälle tagantpoolt ettepoole.